Joo, ja küll. Tere, mina olen Varun Taruk, sõpradele punane saatan. Kuidas mul läheb? Oi, tänan küsimast, olete väga hoolivad. Olen oma elu parimas vormis. Tänase saate külaline on natsiasjatundja Kilja Viisler. Juhei! Kas sa tutvustaksid end meie vaatajaile? Öeldake praeks! Mina olen Kilja ja mul on kõrgharidus. Ma olen välja nagu part, kõnnin nagu part ja praeksun nagu part. Ma armastan kõiki maailma inimesi, välja arvatud natsid. Ahah, kes on natsid? Öeldake, natsid on kõik, kes on meie vastu. Ahah, no kui mitu natsi sinu hinnangul Euroopas hetkel on? Praeks umbes 850 000. Ahah, kus kõik need natsid täpselt on? Kuule isik Taruk, sina küll ülikoolis käinud ei ole. Kõik 850 000 natsi on Eestis. Meie vaatajaid kindlasti huvitab, kuidas peale diktaator Stalini puhastusi saab Eestis 3 lauluväljaku täit natse olla. Praeks Stalin ei olnud diktaator. See vastus tuli nii kiiresti, nagu sa oleksid selle pähe õppinud. Kuidas ei olnud? Stalin ja Hitler on minu väga head tuttavad. Nad on isegi Facebookis minu sõbra nimekirjas. Nad on minu palgal. Mõnikord lasen nad katlast välja tuulutama. Öeldake, Päts oli diktaator, Hitler oli diktaator, Stalin ei olnud diktaator. Nüüd ma saan aru. Lauri Marjustin õpetas sind iba ajama. Kas sa ikka tead, kellele sa iba ajad? Praeks tean küll. Kodanlikule natsionalisti või? Pagan, võtaks Kilja. Mind ei ole keegi varem kodanlikuks natsionalistiks nimetanud. Lutsiferiks ja Belzebuliks ja veel saatanaks ja nii edasi. Kuid see selleks. Milliseid kvaliteetväljaandeid te esindasitegi Sõrmem Kilja? Öeldake isik Taruk, ma esindan kvaliteetväljaandeid nagu Noorte Hääl, Praeks, Rahva Hääl, Praeks, Siirip ja Vasar, oi kui hea leht, Õhtuleht, Praeks. No, 100 aastat Viktor Kingisepa sünnist, väga hea. Sovetskaja Estonia, väga hea leht. Molodjost Estoni, kvaliteet ajakirjandus. Izvestia ja Pradat ei ole mul praegu kaasas. Mõtlesid, mingi loll part olen või? Mõtlesid. Näe, kohe tuleb vihapurse, appi, kohe vihastad. Appi, ma sain sinu energiaga pihta. Sul on nii tugev energia. Appi, lüüakse, lugupeetud ajakirjanikule antakse molli, appi, kodanikud natsionalistid ründavad, paremäärmuslased, appi. Lugupeetud härra proua Kilja, ma saan aru, sa muutusid emotsionaalseks ja avaldad oma arvamust ehk sisuliselt esitad oma luulusid. Ma olen viimased 6000 aastat jumala rahulik olnud, ära provotseeri. Sa paned oma lahmimisega uue maailmakorra ohtu. Kas sa selle peale mõtled? Kas sa ikka oskad oma peaga mõelda?
Eestlasi natsitati NSV Liidus 50 aastat. Kui nüüd seda sama asja Euroopa Liidus teha, naeravad nad meie üle. See ei ole siin niinimetatud arenenud Lääne-Euroopa, kus natsikaardi kasutamine on võluvits. Kuigi Brüsseli üleliiduline stsenaarium seda ette näeb. See ei toimi siin, ei toimi. See on Baltikum. Ida-Euroopana. See kõik on siin olnud. Öeldage, nats, Hitler, natsid, kurakad! Kurat, võtaks sa hulleit. Mida ma sulle just ütlesin, Kilja? Tegelikult tahtsime sinuga täna rääkida Eesti teedest. Praegu sa öeldage, natsid, Hitler! No, millised diktaatorid sulle veel meeldivad, kui sa sellest rääkida tahad? Ja keda sa unes näed? Öeldage, natsid, Hitler, nats! Ütle ausalt, Kilja, kas sa tahad mulle sõnu suhu panna? Nats! Äkki aitab natsitamisest tänaseks? Ei aita! See vastus tuli küll nii kiiresti, nagu sa oleksid selle pähe õppinud. No, miks ei aita? Öeldage, see sõna on nii nummi, praegu sa ei saa midama. Natsid siin, natsid seal, natsid iga nurga peal. Sille üle vist sai nats. Öeldage, räägime siis teedeehitusest. Palun, see on minu lemmik teema. No, Kilja, palun tee siis lühidalt ja ära erutu. Peaks, öeldage, Hitlerile autod meeldisid ja selleks, et natsid saaksid kolmandas Reichis autodega mugavalt sõita, oli tarvis palju autoteesid ja Eestis on muuseas palju autosid ja autoteesid. Kas see on juhus? Mina ei arva nii. Ja igaüks võib nüüd teha omad järeldused. Natsid! Appi, paremäärmused ründavad lapsevankrid. Fašisten, natsis, Hilfe! Hüvasti, proua Kilja Viisler. Kohe näha Marjustini kool. Loodetavasti oli see rikastav kogemus ka teile, lugupeetud televaatajad. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Mehr Mut, mehr Gestalten, mehr Euroopa, nagu me täna Euroopas ütleme. Es lebe Rahmenvertrag. Bis bald!